ehk siis sa korrutad mida? Ma korrutan selle summa, siis Mojito targu. Hinna. Hinna, jah. Okei, davai. Hind. Korda. Käive võrdub. Mida me peame hinda korrutama, et saada käivet? Mis asi käive üldse on? Tee on õige. Noh, Maria, mis teed? Joonistan õigus. Kas see on nagu mingi siis nagu hinnategur või nagu käive? Käive. Kasvutegur või mingi siuke asi. Käive on lihtsalt see, et kui palju nagu sa Saad tulu. Et kui palju sa nagu müüsid, et kui palju sa said müügist raha kätte, selles mõttes, et sa ei arvesta sinna sisse enda kulusid. Et käive on see, et mul on toode, sellel on hind, ma müün selle toote maha selle hinnaga kliendile. Ja see raha, mis ma temalt kätte saan, see moodustab siis selle käive. Ehk siis kõik see raha, mis me selle päeva jooksul nagu klientidelt saame kätte, see on käive. Nii, kuidas me arvutame käivet? Kui Mojito hind on 12 ja see palju Mojitosid ma peavad maha. täpselt nii. Ehk siis, kuidas me seda, ma ei tea, ma ütlen siia müük või? Hind korda müük, et mitu korda osteti. Niimoodi me käivet arvutame ja nüüd me tahame, et see käive oleks maksimaalne. Ehk siis me tahame, et hind oleks võimalikult kõrge, aga samas me tahame ka, et seda müüdakse siis võimalikult palju, et kus see kuldne kesktee on. See on hästi huvitav. Aga Maria, mis sa arvad? Tegelikult peaks olema, esmapilgul võiks olla nagu lihtne, on ju? See asi. Käive, hind korda müük. Aga missuguseid olulisi detaile sa sellest tekstist välja suudaksid noppida? Mida meile antud on? Lihtsalt paneme endale nagu andmed kirja. Ja. Jep. Keskmiselt siuke 500 müüki. Üks maksab 12 Hind. Jep. Kui hind miinus 1 euro, siis müük pluss 80. Siis kui hinda vähendame 1 euro võrra, siis müük kasvab 80 võrra. Ma olen nõus. Jaa. Ma olen nõus. Ja nüüd siis tahetakse meie käest teada, et mis on see kõige parem hind
mojitole. aga mis siis, kui palju praegu Kuuba teenib, kui me hoiame hinda sellisena? 500 € või 6000. Jaa, hetkel, kui me midagi ei muuda, 6000 €, kui me mitte midagi ei muuda. aga mis siis, kui me vähendame 1 euro võrra, ehk siis 11 peale, kui palju siis? 380. Päris vähe. oota, mis asja? 380. 380 € rohkem. Rohkem või? jah. siis 6380. Davai, -1 euro. Davai. mis siis, kui -2? 6600. okei, see on juba päris hea. mis siis, kui -3? 6660. 6660, okei, see läheb aina suuremaks praegu. mis kui -4? 6560. ai, sinu hoopsid olid nii peal. kurat, oleks tahtnud, et lähebki aina suuremaks, see ei lähe. hakkab alla tagasi tulema, kui noh, kui mojito hind lõpuks läheb nii odavaks kätte ära, vaata, siis lõpuks ei teeni midagi. arvatakse mojito. seega see sweet spot on umbes selle 3 juures, umbes, aga me tahaks teada veits täpsemalt nagu, tahaks nagu sentideni välja arvutada selle. aga ärme sentideni proovima hakka. muidu jah, nagu elulises mõttes me ei taha ju mojitole panna hinnaks mingi 9 eurot ja 58 senti, see on veidi. et kui me oleks elus, siis me panekski ilmselt selle 3 eurot maha ja ütleks, et mojito hind on 9 eurot. ja siis äkki matemaatika kehtiks. oota, aga järgmisel suvel saab siis 9 € mojito. ei see tegelikult need on välja mõeldud andmed. sul on kiire või? ja ma pean trenni jaoks. okei, mine siis. vaata, et ei jää hiljaks. aga meie siis mõtleme edasi, et kuidas me seda vastust saame teada. et me teame, et vastus on siis umbes 9 euro kanti nagu. et 12 miinus 3. noh, Laura, kuidas sul läheb? sa nagu ehmusid korraks. natuke jah. au. oled õnnelik selle tulemuse üle? ei, ikka kallis on. 9 eurot on liiga kallis. jah. tegelikult jah, ma mõtleks ise sama. kodus oleks väga palju odavamalt. aga kodus ei ole see sama, vaata, kodus on pask. Teil ei ole seda head piparmünti kodus. ja te ei viitsi laimimahlaga tegeleda. see laimimahl ei ole üldse see õige, mis on selles rohelises väikses topsikus poes. see lihtsalt pigistatud, vaata. ma ei tea, mis asi see on, aga laimimahl see ei ole. me oleme välja selgitanud selle, et umbes siis 3 euri maha on see umbes see sweet spot, aga kuidas te nagu arvutasite seda? Neid, kui siin on, kuidas te arvutasite seda, kui ma siia panin neid numbreid, oota? kuidas te nagu saite neid vastuseid? ma arvutasin iga kord siis nagu 1 euro maha, vaata. hinnast lahutasid 1 euro maha, on ju? iga kord jah, ja siis ma liitsin sinna päevas müüdavale arvule iga kord 80 juurde. siis iga kord, kui hinnast võtsin 1 euro maha, liitsin tulu 80 eurot või 180 mojitot juurde. jaa. et ostetakse rohkem. jaa, ja siis korrutasid need omavahel, on ju? jah. täpselt nii, et võtame hinnast, võtame mingisugused eurod ära ja siis selle võrra liidame siis 500-le selle juurde, on ju, noh siia võib ka juba. ma panen siia nagu meie ülesande andmed, ehk siis meie mojito hind on 12. lahutame mingid eurod sellest maha. 500 pluss siis mingi number.
jah. 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 ma saaks kuskilt siia mingi muutuja sisse tuua, mingi tähe, et meil tekiks võrrand siia. et meil tekiks siuke võrrand, kust me paneme selle muutuja asemele mingi numbri ja siis annab meile kogu aeg õige vastuse, see, mida me tahame arvutada. ma pakun ühe idee välja. Laura, kui me võtame ühe okei, ma ei küsi siis. kui me võtame 1 euro maha, noh, siis kui palju inimesi juurde tuleb? ma ei tea. 80. 80. palju? Nii. kui me võtame 2 eurot maha, kui palju inimesi juurde tuleb? Lähtuvalt nagu sellest samast loogikast, et iga euro, mis me võtame maha, me saame 80 tükki juurde. kui me võtame 2 eurot maha, mitu me siis juurde saame? 160. sul on õigus, sa korrutasid selle 82-ga, on ju? jah. kui me võtame maha näiteks 5 eurot, siis palju kliente või palju müüke me juurde saame? jah, ehk siis 80 korda 5. mul on tunne, et nüüd võiks olla see kuju olemas. nagu see kuju, mis siin on. kui me paneme X-i või selle 5 asemele mingi tähe ja asendame selle tähe siis selle mingi mis iganes arvuga, siis me saame kogu aeg selle nagu välja arvutada. et see justkui valem vastuseni on siis hetkel 12 miinus X 500 pluss 80 X-i. nüüd siia, kui me X-i asemele paneme selle, et mitu eurot me maha võtame, siis me saame välja arvutada selle, et kui palju siis see käive on. ja nüüd on küsimus, et selle, kas ekstreemum ütleb teile midagi või? see sõna, ekstreemum. kuulnud olen, aga ei mäleta üldse. aga kas parabooli haripunkt ütleb midagi? jaa. et tegelikult, kas keegi oskaks öelda, et kas see on tegemist on nagu ruutfunktsiooniga hetkel. siin on 2 sulgu omavahel korrutatud. kui me sulud avame, siis kuhu me jõuame? Laura, ava mulle siin sulud, palun. ma ei oska arvata. sul ei ole kalkulaatorit. nii, 6000 6000 pluss 960 X-i miinus 500 X-i miinus 80 X suurus. jaa, täiesti õigus. siin saab need X-id veel kokku viia omavahel. nii, jah, siin on tegemist sellise ruutfunktsiooniga, kus me siis arvutame käivet. käive võrdub sihuke ruutfunktsioon. nüüd mul on sulle küsimus, Laura. kuidas näeb välja selle ruutfunktsiooni graafik? nagu, et kas ta avaneb allapoole või avaneb ta ülespoole? nagu et kas ta on sihuke või sihuke? kurv.
jah , kust sa tead ? Sest miinus on . sest et miinus on ruutliikme ees on ju siin . täpselt nii . mis tähendab seda , et meil on siin mingi kindel sweet spot , selles tipus on siis käive kõige suurem . et nagu käive läheb meil sellise joonena , sest käive võrdub ju siuke ruutfunktsioon . ega kuskil siin tipus on käive kõige suurem . kuidas me aru saame , kus see tipp asub ? ma ei tea , lahendame ära . mille ? selle funktsiooni . kuidas ? ma ei tea . mis mõttes lahendad ära , kuidas käib ruutfunktsiooni lahendamine ? ruutvõrrand , nii . olgu . kuidas siis ? täpsemalt . paned sinna valesse ja ruutvõrrandi valemus ambulantsi tuua ajast vale . ahah , okei . Te tahate asendada selle , mida te tahate leida , mul on tunne , et te tahate leida selle ruutfunktsiooni graafiku nullkohti . see ei annaks praegu midagi . see ei anna meile otseselt seda haripunkti , jah . oota , aga kui sa leiad nullkohad ja siis sa teed selle valemiga , et YH võrdub , YH sa leiad , siis kui sa paned , oota , aga Y , sellel on teine see ka ju , et teine valem ka , ilma nullkohtadeta . on küll , jaa . ma isiklikult teeks sellega . et meid huvitab , mis peab olema see mojito hind . nagu siin , vot see on see maagiline XH , mis meid huvitab . aga üks variant on tõesti see , et me arvutame välja nullkohad ja siis arvutame nende aritmeetilise keskmise . saame sama vastuse kätte . seega võite juba , keegi võib ruutvõrrandit hakata lahendama küll . mul on lahendatud . olgu , mis sa said XH väärtuseks või sorry , mis sa said need kaks vastust ? X1 sai -6,25 -6,25 ja X2 sain 12 . 12 . ma sain X haripunkti okei , mis selle sai ? 2,875 . 2,875 . davai . olgu , aga kas Laura , kas sa leidsid selle ka või ? et kuidas leida seda haripunkti natuke kiiremini ? nagu miinus B jaotud 2A-ga . jaa , see annab täpselt selle sama vastuse . 2,875 . jah , täpselt sama asi . ehk siis see XH väärtus on 2,875 . mida , mis see tähendab , kuhu me , mis vastus see , mis asi see on ? Enda arust jõudsime kuskile , aga kuhu ? no et see ei olegi nagu täpselt 2 eurot või 3 eurot , et see on 2,875 . jah , kas ma saan õigesti aru , et me peame Mojito maha , et me peame Mojito hinnast selle maha vahutama ja siis me saame kõige rohkem käivet . Davai , ehk siis mis see Mojito hind peaks olema , seda see ülesanne küsib , et mis hinna juures Mojito on . alguses on 12 , mis siis 2,875 . mis võiks olla selle Mojito hind ? noh , miks ma ei kuule ? oli raske kalkulaatorisse sisse panna seda . jaa ,
mõtle siis miks ta on murruna? no äkki see vastus on murd. 9,1/8 ütlete. okei, mulle ei meeldi see vastus. näe, ütle see. ütle see. 9,125. Davai, ehk siis nii palju eurot, aga kuna me oleme elus, siis vastus ülesandel on siis 9 eurot ja 13. 9 eurot ja 13 senti. et me jõudsime ise, et umbes 3 euro kanti pidi ta olema, onju. aga täpsemalt siis 9 eurot ja 13 senti võiks olla see mojito hind ja siis ta on kõige nagu kõrgem. ja siis me, oota, ja nüüd just huvi pärast, ülesanne seda ei küsi, aga mis oleks siis käive, kui meil oleks hind siuke? kui on 500 päevas või? kõik muud tingimused on samad, jah. aga nüüd hind on teine. et kõik muu on sama, noh, pange X-i asemele siis see väärtus, mis me saime X-i asemele. ja siis me saame teada, mis see kõige suurem käive on. makskäive. noh, palju saite? sul paneme siis mingi 6600 midagi või? kaks, 875. siin ruumis on 22,5 kraadi sooja. Humidity on 33%. väljas on 6 kraadi sooja. CO2 on 524 ppm, ma ei tea, mis see tähendab. see võibki nagu komaga tulema. jaa, ta võib tulla komaga vabalt, jah. ja siis on 6661,25. 6661,25 või? Davai, see on siis see kõige suurem käive. nii palju me suudame sellest mojitost välja pigistada. et